Inimesed vahel käituvad loomadega väga julmalt, neid pekstakse, neid visatakse aknast välja ja tavaliselt sellele mingit reaalselt karistust ei järgne. Nüüd on aga teada esimene juhtum, kui sellele järgnes reaalne karistus 1 kuu vanglas. Marko käis juhtumit täpsemalt uurimas. Siin Anija vallas just selles talus leidis eelmise aasta suvel aset jõhker loomapiinamise juhtum, kus taluperemees Friedel käskis oma sulasel Aleksandril koer maha lüüa. Koer siiski tänasel päeval elab, aga Friedel on süüdi mõistetud ja teda ootab 4-kuuline vanglakaristus, millest ta reaalselt 1 kuu peab lähiajal vangis istuma. Lisaks 6-ajalisele vanglakaristusele keelas kohus ka Friedelil järgmise 4 aasta jooksul loomi pidada. Nagu me täna siin taluõel näeme, on siin samas talus jälle uus koer. 15. juunil eelmisel aastal palus talu peremees Friedel Vilbiks koer Bambi kuuri külge siduda, et sulane saaks koeral kirvega pea maha raiuda. Vaatamata rängale löögile rabeles koer lahti ja pääses metsa putku. Pärast mitmetunnist redutamist roomas truu koer tagasi koju, kus ta pääses ainult tänu külarahva hoolivusele, kes verist koera kraavis roomamas oli näinud. Mis siis juhtus aasta tagasi, kui see Bambi teie juures oli ja te lasite oma sulasel Aleksandril ta ära tappa? Ei, see on, nende süüdistus on vale. Ma ei lasknud teda ära tappa, lihtsalt hukata. Mis siis juhtus selle Bambiga eelmisel aastal? Teie sulane läks siiski kirvega koerale kallale, koer sai raske see on tema probleem, ega mina ei saa seda keelata. Mina ütlesin, et seda koera pole vaja. Bambiga juhtub midagi. See oli nende koer. See ei olnud minu, näe, siia toodi ka üks nii. Teil on tegelikult looma pidamine kohtu järgi keelatud, te ei tohi looma pidada. Ega mina ei teagi. Nad vägisi toovad. Mina ütlesin, et Prantse üle teada, et tee ta vaikselt ära. Ma andsin talle veel ja see on vale süüdistus, mis siin, et mina käskin tappa. Ma ühe koera hukkasin kunagi tablettidega, unetablettidega. Ja väga hästi läks ja valutu surm. Ja mina andsin talle ka, andsin need tabletid ja ma andsin tavai, et seda koera ei oleks siin olema. Sellest tuleb jama. Härra Vilbiks on saanud siis meile teadaolevalt kõige karmima karistuse 1 kuu, mis iseenesest vaevalt, et seda inimest muudab. Temalt võeti ära ka loomapidamisõigus 4 aastaks, kui mälu ei peta, ja meile teadaolevalt on tal praegu teine kohe majas. Nüüd tekib küsimus, et milleks seda loomapidamisõigust üldse ära võtta, kui keegi seda nagunii ei kontrolli. Siin tekib jälle selline väikene juriidika tuleb mängu, et see loom võib olla tema majas, aga kui ta ütleb, et see on minu naise loom. Seal Mädasoo talus oli tegelikult loomade tapmisel ja julmal kohtlemisel küllaltki pikk traditsioon, et see me ei räägi mitte esimesest koerast, kes nüüd tänu külaelanike abile ja tähelepanule siis pääses, et külaelanikud teadsid meile lihtsalt, või õigemini isegi tema kasulapsed teadsid meile haavatud loomast, kes ka küla vahel silma hakkas, veritses kraavis pikali ja sealt see lumepall veerema hakkas, aga ennem seda nad olid õige mitu koera edukalt tapnud, aga kõige mitte humaansemal viisil. Ühest visati oda läbi ühte kirvega, löödi kolju lihtsalt katki ja siis tema surm oli eriti vaevaline, kuna ta suri seal kuuri taga veel suisa kas paar päeva. Härra ei jää rahule ühegi koeraga, et üks koer on liiga vaikne, teine augub liiga palju, kolmas tustib peenardes, et härrale sobivat koera ei ole lihtsalt olemaski maa peal, nii et ta võiks loobuda juba, aga ta ikka väga üritab ja püüab võtta seda. No vaatamata kõigele, kohus mõistis teist süüdi ja Riigikohus ei võtnud menetlusse, ringkonnakohtu otsus on jõus, te peate tegelikult vangi minema, te olete tegelikult selle koera julma kohtlemise tõttu süüdi mõistetud. No ja, aga see on vale süüdistus, noh. Mis sellest koerast saab? Mina ei tea, pole minu koer. Olgu, et territoorium on minu talu. Ega ta nälga ei lase surra selle koeral? Ei, mina ei tea, midagi nad ikka söövad. Sarnaseid loomade väärkohtlemise juhtumeid jõuab Tallinna loomade varjupaika igal kuul 1-2. Nii jõudis 3 nädalat tagasi hoiupaika Lennu, kelle peremees oli teise korruse aknast välja visanud.
tagumist jalgada ei saanud kasutada ja järgmise nädala alguses, kui sai temaga mindud kohe röntgenisse, siis selgus, et ongi tegemist murruga. Oli puusa juurest oli luu murdunud ja siis siit põlveliigese juurest oli suur mõra, nii et praegu on ta metalliga kinni traageldatud ja nagu näha on, väga hästi toibunud ja tunneb ennast, rabeleb isegi rohkem, kui ta praegu võiks rabeleda. Kõige traagilisem, mis mulle ette tuleb, on üks koer, kes oli see kusagilt Turbakandist meile sattus, kes tuli kohe siia saabumise järel magama panna, kes oli jäetud maha korterisse, kus ta oli ilma söömata ja joomata, ta oli seal osa mööblit ära söönud ja ta oli niisuguses alatoitumuses, et temast ei saanudki siin enam, tuli ta magama panna, ütleme siis niimoodi, tema seedeorganid enam ei toiminud, teda ei saanud enam. Ta oli, ütleme sellise, kui inimesele rohkem midagi ütleb, siis sellise Rottweileri kasvu koer enam-vähem, kelle kehakaal, normaalne kehakaal oleks kusagil 40 kilo juures ja siia saabudes kaalus see koer 15 kilo, nii et sellest ei olnud mitte midagi järel. Ausalt öeldes teeb väga nõutuks või tähendab, kui siin hiljaaegu oli ju juhtum, kus otsustati, et mootorsaani peal püssiga maha lastud koerad, et see vääri asja algatamist ja inimest ei pea selle eest karistama, et seni kuni selliseid juhtumeid tuleb, et seni ma usun, et meie niigi peaaegu olematu lemmikloomapidamiskultuur selles ei muutunud. Ma loodan, et ükskord Eestis tekib ka selline aeg, kus need ametkonnad, kes peaksid nende inimestega tegelema, hakkavad seda tööd tegema. Praegu me sellist tuge üldiselt ei leia. Ma arvan, et algatuseks aastavabaduse kaotus on väga hea ju, kui inimene väga julmalt või korduvalt looma piinab.